Andrus, mille üle sa oled Grid-konverentsi osas kõige rohkem elevil? Selle üle, et te seda teete, sest et head praktilist turunduskonverentsi pole mina Eestis näinud ja väga tahaks seda näha. Ma arvan, et nagu sisu ja see inimeste punt, kes siin kokku tuleb, kogu see asi vist on päris hea. Kas sul on mingi kindel inimene ka, keda sa tahaksid seal kohata? Tahaks kohata kindlat inimest, jah, aga ma ei tea, mis ta nimi on. Peame otsima varsti turundajate autopanelisse ja siis ma loodan, et äkki ma kohtan teda seal. Mis on üks asi, mis sa oled viimasel ajal turunduse kohta õppinud? Kaks asja. Üks on see, et ma rääkisin ühe eduka taasturundajaga, kelle kliendid ütlesid neile seda, et tore firma, aga industri standard on nende suurem konkurent. Kõige paremad kliendid hakkasid ära minema, kuna tundusid, et see nende olemasolev vendor on nagu liiga selline väikeste firmade pakkuja, mitte piisavalt tõsine. Ja siis hakkasid tegema retargetingi olemasolevatele klientidele. Ehk siis see juba klientidega näed igal pool bänneride reklaame, hästi soodne asi, mida teha, aga siis see firma nägi kohe nagu suurem ja nagu suled puhepill välja. On lihtsam neil siis neid oma suuri kliente saada. Teine asi, et kõigis kasutavad seda chat-GPT-d praegu, eks ole, teevad kõiki asju, kirjutavad kõik teksti sellega, mina ka. Ja siis ma olen hakanud tähele panema, et ma olen hakanud kehvemini kirjutama, et see muskel läheb rooste, mitte kõiki asju sinna üle viia, muidu su aju lihtsalt mingi hetk saab otsa või kärbub ära. Ja viimane küsimus, mis su enda töös on praegu kõige lahedam asi, mis sa teed? Kogu see võimalused, mida see AI pakkuma hakkab siis nagu tarkvara loomisel ja tarkvara funktsioonide lisamisel toote sisse, et see on päris lahe. See tarkvaratöö ei ole väga exciting, aga see, mida AI teeb kõikide tööriistadega, päris lahe. Väga hea, aga siis ülejäänud küsimused saad küsida Andruselt juba augustis. Näeme seal.